majanduse tugevuse ja võime ka keerulises olukorras hoida ranget eelarvepoliitikat. Lisaks leidis märkimist ka madal võlatase. Moody'se teatel on mõistetav, et järgmise 2 aasta jooksul riigivõla suhe SKP-sse tänu kohustustele EFSF-i ja ESM-i ees suureneb, kuid agentuuri hinnangul see A1 reitingut ei mõjuta. Agentuur märgib ühtlasi, et vaatamata euroala kriisi süvenemisele, mis küll aeglustab kasvu, on Eesti vastuvõtlikkus välistele vapustustele madal. Eesti reiting võib Moody'se sõnul langeda, kui eurotsooni kriis süveneb. Moody's ootab Eesti tänavuseks majanduskasvuks 1,7%. Valitsus andis täna oma heakskiidu Euroopa stabiilsusmehhanismi ratifitseerimise eelnõule ja saatis selle arutamiseks Riigikogule. ESM on euroala riikide loodav rahvusvaheline finantseerimisasutus, mille eesmärk on anda tõsistele